just calling to say ja ongi esimene päev läbi. Täna oli lihtsalt siuke chill, meil avastasime, et meil jäid kaamera tarvikud maha, seega on-board klippe ei ole, ainult välisklipid, nii palju kui telefoniga sai filmitud. Et oli tegelikult päris hea. Ma kartsin natukene seda betooni algul sinna minnes, aga tegelikult oli see betoon ja kõik asjad idekas. Et suurte poistega kannatab sõita küll see real, et saab hakkama. Aga meil nüüd ongi. Nüüd jõudsime koju, puhkame ja siis homme juba selge puhanud peaga lähme võistlema. Et huvitav on, et ei ole nagu sellist võistlusnärvi või võistluspinget peal, et siuke fun üritus ja esimest korda elus me saame ka merchi müüa. Et merchi näete ka kohe. Ja kes seda juba videot nägi, siis ilmselt sai juba võib-olla ka koha peal merchi osta meie käest. Et jah, aga näeme juba teiega homme. Tere hommikust! Meil on teine päev, ehk siis täna laupäev, tandemite ja kvalifikatsioonipäev. Ja meil ongi hommikune koosolek on juba läbitud ja ega siin väga midagi uut ei tulnud. Ja nüüd kohe paneme auto valmis ja siis juba läheme teeme oma esimese treeningu. Meil hakkab siis peale kohe esimest trenni hakkab kvalifikatsioon ja nii on. Väike trenn enne kvalifikatsiooni ja siis juba lähme sõidame kvalifikatsioonipunktid. Ja siis selgub tandemi puu, kelle vastu me läheme. Et saab huvitav olema. Täna on siis, nagu eelnevalt ütlesin, siis täna on 2 klassi koos, semipro ja street. Ja siin päris paljudel on täna lockitid ja me oleme siin originaal siis sillaseadmega nii nagu me võistleme. Et vaatame, mis saab. Et siuke fun üritus ei ole mingi pressure'it, lihtsalt pull. Nii et mina viskan komba selga ja läheme juba rajal. Seega loodame, et nii ka läheb. Praegu peaks meil siis olema, kui ma ei eksi, siis Real Kristo Root.
Kristo Ruudule siis paistab, et 76 punkti jäi esimesest voorust parimaks. Aga vähemalt show eest kindlasti teatavalt endalt. Või ei, ühed punktid olid tulemata, 74,5. 74,5 punkti. Ma aastan pakuga tühjaks saama. Meil on kvall tehtud, kvallis läks tegelikult enam-vähem okeilt, saime 76 punkti esimesest sõidust, 74 teisest sõidus. Käisime siin vahepeal koosolekul ja nüüd ongi kohe-kohe lähme tandemit sõitma ja me läheme Drift Factory tiimiga kokku kohe, esimene matš. Ja sealt edasi juba Ahti, kui läheb hästi. Nii et jah, ma arvan, ma rohkem filmida ei jõua, sest mul on kohe nakku tühi, aga vaatame, et äkki kannatab iga tandem sõidu peal ära. Aga jah, kõik on all good, auto peab ilusti vastu. Kvalifikatsioon oli viisakas, ma ei tea, nii chill üritus on, et ei viitsi tõmmelda, ei viitsi muretseda ja diis vaadi diis on ju, kõikide asjadega, aga auto pidas ilusti vastu ja tehnilise läbis ilusti ja kõik on nagu hästi. Ja nüüd ongi, kohe-kohe saab sõita. Voot, näeme juba rajal. Anderol on näe otsa ja ka võib-olla treenides oli selline kehva ja nüüd tuleb see spin, mis annab väga-väga suurt eelise nüüd siis Kristo Pruudule. Ai. Mis juhtus, paistis, et läks võib-olla liiga suure hooga, lähti kohe ründama. Kristo paneb kinni kuidagi, sina läks lats, kuskil midagi jääb kinni ja edettu ei saa selgelt tarbida drifti eesmärgile, aga praegu tundub, et Ander Kootsil asjad püsivad ilusti koos, on näpus ja ta liigub täiesti ja muud ei ole, kui klipp langeb kiirelt ja Kristo Pudule, sest jah, tuli sealt see spin ja nii on, aga tänud Ander Koots suuri korrekti ja siis see pähe sisse ja sinna see siis läks. Nii et Koots on tänaseks praegu ajalugu. No nii, mis siis saama? 36 või 34, kes läheb keda, võime seda. Tundub, et alati kurb suunab selle paagi ikkagi nii. No nii, siit vist tulemus olemas. Ja edasi, kas tuleb üllatus?
vahepeal läks nii kiireks juba, et meil oli top 32 ära, top 32 saime võidu, siis tuli top 16, vastu tuli meil Ahti Kurm, vana hea street'i champion, semipros ka päris kõrgel kohal, väga hea sõitja. Sealt õnnestus meil saada sammuti võit ja top 8 läksime kokku Siimos Kräelega. Pro-klassi sõite ikkagist ja ma ütleks, et üks parimaid jälitussõitjaid nagu Eestis, nii et seal jäime grammike alla, tegime paar eksimust, oleks võinud järelsõidul ise natuke lähemal olla. Aga mis seal ikka, sellega meil see võistlus siin läbi saigi. Võidufondi raha ei saanud, aga kogemuse võrra jälle rikkam. Nii et kui me jätkame samasuguse traditsiooniga nagu praegu, ehk siis kui meil hooaja alguses oli 2 top 16 OMT oli siuke krüptoniit, siis meil praegu on 2 top 8 järjest olnud, mis on krüptoniit, nii et kas järgmine on top 4. Nii et vaatame juba kulbiloos, mis siis saab. Loodame, et see top 4 tuleb ära ja see juba aitab meid punktidega tegelikult hooaja mõistis päris palju. Ja nüüd on see suur boks. Tuleb ilusti kõik jälle kokku panna ja siis lähme juba koju. Vot, ühesõnaga üksi filmida võistluste ajal üpriski keeruline. Meie master kaameramees Alex oli perekondlike põhjustel oli eemal. Ja kuna ta oli nii tubli, et ta tegi Taugapilsi video nii kiirelt valmis, siis ma ütlesin, et kuule, et savi, et saame ilma ka ja tegelikult ma isegi mõtlesin, ma ei teegi vlogi, aga noh, tegin. Nii et vaatame, mis kokku tuleb, kui mul kõik klipid on olemas. Nii et jah, ühesõnaga oli äge. Väga äge üritus oli tegelikult, et sõitjad oli natukene vähem, oleks võinud rohkem olla, aga kogu see Drift Factory värk, mis siin tehtud on, päris äge, nii et tasub järgmine aasta kindlasti tulla, ma loodan, et nad järgmine aasta teevad ka. Jah, nii et hakkame pakkima. Filmi pea. 1, 2, 3. Rämmar. Nii, aga ongi meil läbi see võistlus selleks korraks. Kokkuvõtteks võib öelda, et mina olin mega rahul, oleks kindlasti tahtnud poodiumile saada, ammu olen tahtnud poodiumile saada, aga tegelikult oli ka see koht oli vägagi hea ja ega mul lihtsalt lahingud ei olnud. Ja siin kohal kindlasti ma pean ära tänama inimest, kelle pärast me sinna jõudsime. Ilma Andreta me sinna ei oleks täna jõudnud, sellepärast, et mina tulin reedel otsa töölt. Mul ei olnud reedel päeval aega, et sinna tegutsema minna. Andre ise möllas, ise viis auto sinna, pesi puhtaks auto, nii saateauto kui võistlusauto. Ühesõnaga, kõik see, et see boks seal üleval oli, et auto rajal oli, see oli ainult tänu Andrele. Kindlasti, et kuna ikkagist lubas vihma, siis meil oli ka telk kaasas, nagu ikka, Kevin, thanks sulle, et Kevin siin aitab veidikene. Ja muuseas ei olegi midagi. Nüüd on meil 2 nädalat on aega, et auto ilusti kulbiloos ette valmistada. Ma loodan, tegelikult ma ei tea, kas ma loodan, aga ma ütleks nii, et praegu on olnud siin viimased paar kuud küll niimoodi, et tegelikult autoga on ikka jube palju sõidetud ja lihtsalt füüsiliselt oled väsinud juba. Nüüd saab natukene hinge tõmmata, Kevinile kaasa elada ja siis tuleb juba ise jälle sõitma minna. Et jah, aga sellega see video lõpebki, et ega siia videosse rohkem ei tulnud. Pole aimugi, kui palju seda videot tuleb ja kas üldse tuleb, sellepärast, et ma ei olnud valmis selleks, et ma pean täna filmima. Või no ma teadsin, et mul ei ole kaamerameest, aga ma ei mäletanud enam, kui palju tegelikult peab ise kaamerat käes hoidma, et filmida. Et see oli tegelikult, jah, päris kiire päev oli ja tegelikult päris kiired siin viimased nädalad üldse olnud, et jah, aga senikaua pange like, share, subscribe. Kindlasti minge ja vaadake Instagrami, sest et meil on olemas mürtsi. Mürtsi saab osta nii võistlustel, kui ka siis võite mulle Instagrami või Facebooki kirjutada ja saate ka endale soetada siukest ägedat mürtsi. Alex editib seda, nii et Alex paneb siia kuhugi mingid pildid meie mürtsist. Et jah,
mürts on ilusti saadaval, võite mulle julgelt kirjutada ja ühesõnaga pikaks läheb. Kuulge, aga näeme juba teiega kulbiloos, kui varem ei näe. Nii et tšau!